Kui Valgevene kaudu Euroopasse pääsenud migrant on jõudnud Schengeni aladele, siis järgmisena soovitakse sageli liikuda Lääne-Euroopasse ning ühe transpordikoridorina kasutatakse sageli Eestit. Täna läheme koos piirivalvega, et uurida, kas ja kuidas Tallinna sadamas selle vastu võideldakse. See töö on meie jaoks tegelikult igapäevane, et sadam on selline oluline transpordisõlpunkt, kust liigub palju reisijaid läbi igapäevaselt. Ja viimasel ajal, siis juba viimased 2 kuud me oleme lihtsalt veel rohkem oma tähelepanu siia sadamasse just pööranud selle tõttu, et Valgevenest Lätti tulnud migrandid siis kasutavad seda teed ka ühe võimalusena neil siit edasi liikuda. Miks nad just seda koridori kasutavad, sest teada ju on, et Eesti piir on ikkagi väga-väga hästi valvatud? Ikkagi aeg-ajalt migrandid proovisid seda teed ka kasutada, aga siiani, ütleme siis enne siis selle aasta juuli lõppu olid nüüd võib-olla üksikud grupid, aga nüüd ma arvan ise, et see mõju, seal võib olla erinevaid mõjusid, kuid üks asi on kindlasti see, et nii Leedu kui Poola on siis oma piiridel ka kontrolle tõhustanud, just sisepiiridel, ja selle tõttu siis nendel migrantidel ei olegi enam valikuid ja nad proovivad siis kõiki võimalusi, et edasi liikuda. Ja me oleme see üks võimalus siis põhja kaudu edasi liikuda, kas siis Soome, Rootsi või siis sealt veel edasi näiteks Saksamaale või kuhugi mujal Euroopasse. Piirivalve puutub ebaseaduslike piiriületamistega kokku päris tihti. Alles juunikuus üritas üks Bangladeshi kodanik Tallinna lennujaamas piiri ületada. Tema välimus oli see, et jalanõud olid 2 korda suuremad kui tema jalanumber ise. Ja võtsime maha Bangladeshi kodanik, ei rääkinud ei inglise keelt ega Belgia rahvuskeelt, mitte midagi, esitas Belgia ID-kaardi, mis oli täielik võltsing. Ja 20 minuti pärast saime samamoodi lennujaamas tema kaaslase ka veel kätte. Samamoodi Belgia ID-kaart ja ka täielik võltsing. See on teie igapäevatöö ja te puutute sellega igapäevaselt kokku? Jah, võib tulla. On päevi, kus ei ole mitte midagi, on päevi, kus on lihtsalt väga palju ja siis töötanud. Tegemist on ka paberimajandus ja kõik see muu. Nii nagu Eesti piirivalve käib abis meie Läti ja Leedu kolleegidel, on siin piiril abis Soome piirivalve. Kui suur see probleem Eesti riigipiiril on või on see pigem tegemist nii-öelda üksikjuhtudega? Me ei ole varem nii lühikese ajaga tabanud Eestist nii palju siin ebaseaduslikult viibivaid isikuid. Nii et see oli meile selles mõttes erakordne, kuid siiski me oleme siiani siis suutnud selle olukorraga, ma arvan, piisavalt hästi hakkama saada, et suudame seda siis ka juhtida. Kas ja kui palju inimestelt endilt vihjeid tuleb, et on liikumas mingeid kahtlaseid inimesi, kas tuleb? Jaa, ikka tuleb. Selles mõttes, et kuigi võiks arvata, et võib-olla see aeg on juba mööda sellest kõige suuremast lainest, mis oli, et ikkagi endiselt inimesed helistavad, annavad teada, kui märkavad selliseid kahtlaseid inimesi, võib-olla, kes meie tänavapilti ei sobitu või siis mingil muul moel käituvad kahtlaselt, et sellised vihtid tuleb igapäevaselt ja me kontrollime.